Jürgen, täna selline, võiks öelda, keeruline mäng tugeva Nõmme Kalju vastu. 2 korda jäime kaotusseisu, tulime sellest välja lõppkokkuvõttes. Kas rahuldav viik või kibe nii-öelda punktide kaotus? No ilmselgelt kibe punktide kaotus, et see on selline klassikaline asi, mida öeldakse, et enne mängu pakud viiki ei ole katastroof, aga pärast nagu sellist, ütleme siis väga head tagasitulekut meeskonna poolt, ma arvan ka korraliku mängu, siis see, kuidas ilmselgelt on see meeskonnale raske seedida, et tuleb kuidagi veider öelda, aga see viigipunkt Kaljuga nagu alla neelatud. Poole ajale läksime vastu 0-1 kaotusseisus. Millised need muudatused peamised olid, mis teiseks poole ajaks tehtud said? Ega me taktikaliselt ei muutnudki nagu suurt, et kuna me alustasime esimest poolega, ma arvan, mängisime 25-30 minutit korralikult, tekitasime häid momente ja vastasele eriti midagi ei pakkunud, siis me pidime, et kuna see värav, mis me endale lasime, lõi korraks nagu meeskonna elada alt, siis me pidime lihtsalt koguma ennast ja me teadsime, et meil on võimalus nagu mängu tagasi tulla. Nagu mainitud, väga valus lõpuvärav. Enne seda jäi tegelikult endal pea 100% võimalus kasutamata ja siis lasime endale ära lüüa. Mis siis valesti läks seal lõpus? No ütleme nii, et vahest see on investeering noortesse mängijatesse, et need mängu lõpud on vaja ära tappa, kas sa paned selle taha nurka või sa hoiad seda nurgalipu juures, et see on õppekoht. Liidrid Levadia Kalju jäävad hetkel 4 punkti kaugusele. Kuidas sa meie positsiooni hindad? No selles mõttes alati saaks nagu parem olla, aga õnneks on alles maikuu, mitte ei ole november, nii et kõik on lahtine. 100-ga edasi ja püüame nad kinni. Absoluutselt. Aitäh!